Üks põhjendus, millega sisserände lubamist põhjendatakse, on vananev rahvastik ning vähene sündivus. Kui rahvastik kahaneb, on ju hästi loogiline, et toome kuskilt mujalt inimesi juurde ja probleem laheneb. Veel enam, see võib tunduda lausa rahapuu istutamisena. Selle asemel, et kulutada see tohutu hulk vaeva ja raha, mis vanematel ja riigil lapse üleskasvatamiseks ja koolitamiseks kulub, toome kuskilt juba valmis töötegija, kelle kasvatamisele ja koolitamisele me sentigi ei kuluta. Aga kas sisseränne ikkagi aitab lappida rahvastikupüramiidi? Teatud rahvastikuprotsesse ränne kindlasti kompenseerib. Näiteks saab sisserändega põhimõtteliselt kompenseerida väljarännet. Inimeste arv ja vanuseline struktuur väga palju ei muutu. Muutub lihtsalt rahvastiku rahvuseline koosseis. Kas see on halb või mitte, jäägu igaühe enda otsustada. Aga kas madalast sündivusest tingitud muutusi rahvastikupüramiidis saab rändega muuta? Ideaalis võiks rahvastikupüramiid välja näha selline. Iga naise kohta sünnib keskmiselt vähemalt 2,1 last. Täiskasvanu ikka jõuab ehk sutike vähem ning vanemates earühmades hakkab inimesi loomulike protsesside tulemusel tasapisi juba vähemaks jääma. Eesti, aga ka teiste kahaneva rahvastikuga ühiskondade rahvastikupüramiid on aga hoopis tagurpidi. Lapsi sünnib varasematest põlvkondadest vähem. Arstiabi võimaldab samas elada kauem. Ja nii ongi pensioniealisi juba vaata, et rohkem kui lapsi. Lisame oma püramiidi korraliku ühekordse annuse sisserändajaid. Osa tuleb ehk ka koos perega, aga valdavalt rändavad ikkagi inimesed vanuses 20–50. Ja see rahvastikupüramiidi ümber ei pööra. Mõningatel juhtudel võib sisserändajate sündimuskäitumine olla kohalikest erinev ning kui neil sünnib rohkem lapsi, parandab see pisut ka üldist sündimuskordajat. Aga ühtki sellist näidet, kus ränne sündimuskordaja tagasi üle 2,1 lükkaks, meil kuskilt võtta ei ole. Lisaks, ka sisserändajad saavad vanaks. Ja kui nad on riiki püsivalt elama asunud, siis võib mõni suur sisserändelaine mõne aja pärast avalduda ka suurte pensionäride põlvkondadena. Niisiis, sisseränne on küll kaval tehing, et saada juurde tööealist elanikkonda, aga auke rahvastikupüramiidis see ära ei lapi.